me vaatasime su neid videoid ja siis sa ütlesid seal, et sa tahaks rohkem dialoogi ja siis lihtsalt vastata mingi fänni Gmailiga tundus veits igav, ehk siis siin on live reaktsioon siis episood 1-le. Kas ma kuradi kulgen siin sellega koos nagu? Üks asi, kas sa oled seal käinud või kus? Ma Ida-Virumaal käinud. Ma ei ole tegelikult Ida-Virumaal käinud. Kuulsin, kui me käisime ka rannas, siis meile õppejõudest rääkid ka, et see on nagu põnev, kuidas nii-öelda mingisugune kunstiskeene tassitakse kohale Ida-Virumaale, sest Ida-Virumaa justkui nagu sellised ideed nagu muutuvad lahedamaks, erilisemaks, nad kannavad midagi seal edasi, aga tegelikult see nagu kohalik kontekst, kohalikud ei, kas on nende jaoks ka päriselt oluline, nagu et me tuleme sinna oma mingi Tartu-Tallinna inimestega, kunstinimesed lähevad sinna kohale, et vaata mingit asja, mida tegid teised kunstinismed kuskilt mujalt linnast. See oleks piinlik, kui tegelikult seal on mingi, tegelikult see Hungerburg, äkki peaks guugeldama seda enne. Mis mõttes? Ma ei tea kumbki, mis see on. Vaatasin nagu lavastused iga päev ja siis on tuurid iga päev. Okei, eks nad kritiseerivad praegu giidi tuuri tegelikult. Jaa. Või noh nagu... Vist. Okay. Et seda tegelikult tehakse valesti üldiselt, sest et... See kehadesi, seal ei olnud üldse tegelikult aru saada, kuhu see lugu tegelikult viib, vaata. See nagu kind of nagu proovid arvata, kuhu see jõuab, aga siin on nagu kohene kommentaar, ehk siis meil on nagu minut aega ja see tegelikult läheb kokku sellega, et ütles, et nad ütlesid, et liiga palju räägitakse. Aga et siin on ka see, et siin ei hoita nagu tensionit, vaid siin kohe seletatakse ära, mida ta ise arvab nende jutust. Me ei ole target audience või nagu... Ei, me oleme target audience, ma olen täpselt. Me oleme Tallinnast. Ei, ega. Nagu mida saab selle kriitikaks alati öelda, selle videokriitikaks on see, et seda, et see mingi avangard peaks olema, ma absoluutselt ka ei oodanud, sest ma arvasin, et see on natukene... Loed mingi young adult, mingit vampiirifantaasiat ja see ei meeldi sulle, siis point on see, et sa ei ole target audience. Ja kas see üritus seal ei ole mitte mingi 40-aastastele emmedele kuskil... Ei, kindlasti mitte. Ja aga nad ise ka ütlesid, et nad ei eeldanud sealt avantgardi, nagu et see ei ole ju... See ei ole mingi Viljandi kunsti. See on Tartu uus teater. Kas see on korrega hea olnud? Ma olen ühe korras käinud, see on hea. See ei tundu ju, nagu see tundubki kõige mainstreami massi ja siis kas see ei eeldagi, et see ongi passus? Tead, aga ma arvasin, et see on midagi muud. Mina arvasin, et ikkagi üritab midagi teha. Lahe lavastus või minu jaoks siis Renate kõige kuulim lavastus. Mulle meeldib see tšekk, seda ta meenutab veits Slavoj Žižekit sellega, kui kompulsiivselt ta peab on terve aja kõõrunud silmi. Aga see tekitab mingi autentse tunde, et ta nagu ta peas otsib terve õiget mõtet, vaata. Ma käid siin. Kas ma ei vaata seda teise... Ja. Ma mõtlesin, ma vahepeal kommenteerin paar ideed, mis mul siin oli. Selles manifestos oli sama asi, kus tal ei olnud lõppu videole ja siis ta filmis seda, ma ei tea, kas on ta naine ja siis seal voodis selle reageerimas, mis nagu lahendas selle probleemi ära. Aga see video ka nagu lõppes kuidagi suvaliselt. Siin on näha ja seda, et mida mugavam on inimestel kaamera ees, seda paremini nad räägivad või nagu, et need, kus ta filmib nagu shotguniga tõenäoliselt, siis kus ta ei pane inimese külge mikrofoni. Mul on tunne, et nendes inimesed on naturaalsemad ja need, kus inimesed juba istuvad maha mikrofoniga. Lopelvad vähem. Ja nad nagu venitavad välja mingeid mõtteid. See on tegelikult samaga, kui ma tahtsin seda videot, nagu kui me vaatasime seda teistest, siis mul on tunne, et meie mõtted liikusid rutem, me ei mõelnud diktsioonile, et kas keegi saab aru su lausest võtta. Või nagu, et sa lihtsalt saad naturaalsem. Ja dünaamika on nii põnev, ma ei saa aru. Ja, see on tulnud tegelikult väga... Nagu, et mis roll need mängivad? Ta on nii domineeriv figuur, mis nagu tavaliselt läheb mind ülinärvi. Aga see rahustab mind maha, et see teine tüdruk
tundub tegelikult teadvat mingil küll väga hästi oma piire, või et nagu, Jaa, ta on aga- küll üli tagasihoidlik, aga tundub olevat nagu mingil mõttes ikkagi nagu puutumatu. Jaa, see nagu tundub, et sa... Ma ei saa mõtleda huvitav, kuidas nagu kokku said. Ma tegelikult ei tea üldse, kes see teine tüdruk on niimoodi, aga väga hea põnev dünaamika. Nagu vaatajaid kahtlevalt. Ma ikkagi ütlen, et see on nii hästi tehtud. Nagu, ma ütlen, et see on nagu nii, tegelikult juba täiega palju sügavam kui see esimene episood. Nagu kus, noh, selles ta kõik, mis ta on nagu ise öelnud muidu, on alati olnud nagu õige ja väga hea, aga veel parem on siis, kui ta ei ütle ise mitte midagi. Sest et praegu ju nagu me saime ise avastada tegelikult seda dünaamikat nii lahedalt ja... Ja me ise mainisime ka seda enne. Ja me just rääkisime, et see oli huvitav. Ja kõige kinnitab sulle täpselt nagu oma poolt ka. Ja siis hakkas need, nüüd on mingi draama või nagu, et see on tegelikult nii haige, et kui sa oled nagu tark ja nagu räägid üli hästi ja ikka nagu vait olla on parem. See on tegelikult väga huvitav. Ega ma pigem see protsess, et sa nagu suudad nagu kureerida selle vestluse niimoodi, et kõik see, mis nagu see liin jookseb läbi sõnade ka välja, niimoodi, et ta peab teiste kommentaaride. Et ta nagu transcendis iseenda kommentaari, et ta suutiski väljendada lõpuks ükskõik mis kommentaar see on, ta suutis seda päriselt lõpuks väljendada nagu läbi video nii-öelda eemalessest. Ja ma endiselt tahaks nagu see kulminat. See ongi nii huvitav, sa vaataks päriselt nagu filmist, kus sa ei saa aru, kuhu see täpselt liigub. Sul on terve tunne, et see liigub kuhugi. Ja kuidas need kaks lugu nagu kokku jõuavad, on. Mul ei tasu nagu, ma ei pea kellelegi kõrri kargama. Samas jälle ma kujutan ette. Ma arvan, et see episood on nii hea ka sellepärast, et ma üldse ei mõista neid inimesi, kellest see episood on. Nagu mõlemad need sektsioonid on nagu mingist inimesest, kes on minu jaoks nagu hästi-hästi kauge. Okei, aga mis siis, kui ma ütleks, et see on tendents, et nad kõik lõppevad natuke ebaklimaatiliselt? Aga nad on keskel tugevad kui lõpus. Aga see lõpuks, et kogu see point ongi tegelikult see protsess, nagu nende videote puhul see lõpp, nagu kulminatsioonpunkt. Aga mul on see loogiline, et see lõpp nagu lihtsalt, sa pead midagi kokku võtma, aga tegelikult see ei ole nagu see koht, kus on nagu enam see ju dokumenteerid nagu mingit sükest analüüsi ja see, kui sa olid ise oma mingit tegevusi. Keha tahab kuhugi viskuda ja seal oli tüdruk, kelle keha otseselt võitleb viskumise vastu. Ta ei taha ennast ära anda, ta ei taha uppuda kuhugi, ta ei taha oma identiteeti kaotada. Ja siis sul on etendus sellest, kuidas keha justkui tahab ennast ära kaotada, tahab viskuda ja põrgata millegi vastu. Eks need on nagu kaks vastandlikku. No seda on mingi mõeld. Jah, mingit. Saaks nagu edasi mingit tõmmata, kas see. Ma tunnen, et on nagu vastandid, aga kas siis sellel deitimistüdrukul oleks vaja ka mingit materjali, millega põrkuda, et leida ennast samamoodi nagu. Aga jah, mõnust oli lahe vaadata seda nagu kanali kasvu või nagu seda, et see algas nagu sellisest lahedast intellektuaalskene nagu esteetikast, mida sa nagu märkad seal alguses, et teeme nüüd lahedat kriitikat. Ja ma ütleks, et see viimane osa on ikkagi nagu film. Jaa, aga ta oligi film, lõputiitrid olid ka film. Jah. No igatahes, Martin, ma olen väga õnnelik, et sa teed sellist asja ja tõesti nüüd see kogemus, kus ma binge-watchisin neid mingi 2 tundi, see tõestab, et see kontseptsioon töötab ja see on kuidagi palju interaktiivsem meetod ja nii lahe on kuulda nagu erinevaid perspektiive ja kuidagi see, kui naturaalselt sa suudad panna inimesi kaamera ees olema, on väga lummav. Ja see katse ise ka, kus me enne vaatasime siis mingit episoodi, kui palju lihtsam see oli siis, kui kaamera ei käinud. Ehk siis ikkagi nagu tõesti väga nagu üllatavalt naturaalselt suudavad olla need inimesed kaamera ees. Ja siis tõenäoliselt tähendab seda, et suudad panna väga mugavalt tundma, mis on pro. Ja ongi, et kui isegi ma ei ole näiteks mingit asja näinud, millest need inimesed räägivad, siis näha
noh, oma sõprade sõpru põhimõtteliselt või nagu mingeid enda vanuseid inimesi lihtsalt olemas naturaalselt, siis minu arust see on nii haruldane asi, sest et sa ei näe seda sotsiaalmeedias ja sa ei näe seda läbi tekstide või asjade, et jah, mis oli see argikriitika. Nagu tegelikult on ju meil kõigil see tunne, et me tahaks teada, millest teised inimesed räägivad, kui nad ei ole meiega või kui nad on kuskil peol, on ju. Ja see nagu veits rahuldab seda vajadust, et me saame teada, mis sõnu nad kasutavad, kes on incognito ja kes ei ole ja ma ei tea, see on lihtsalt lahe näha teist inimeste sõnavara, eigas. Ja üldse mul on tunne, et see ka näitab mingil kujul, mis asi on Eesti, nagu sa pääsed erinevate skeenede pähe ja siis bla, ja see tähendab midagi äkki kellegi jaoks. Aitäh!